vaimulikuks saamine eeldab õppimist, eeldab kogemust. Ja kui ma vaatan tagasi, mida ma siis tollel ajal õppisin? Ma õppisin arvutitehnoloogiat tollel ajal, kui tuli soov kirikuga ennast liita ja läbi ristimise ma sain koguduse liikmeks siinsamas Tallinna Issanda peakirikus, siis sellel ajal oli tegelikult juba ka mõte, et mitte ainult see arvutimaailm või mitte ainult see spordimaailm, see tollel ajal karateega, kui tegelesin, vaid ma hakkasin liikuma pigem sellisesse loomingukeskkonda. Selline paar aastat Tõnis Vindi 22 klubis graafikat viljeledes nägin päris selget nagu seost, mis on siis graafilise maailma kui sümboli ja sõna kui sümboli vahel. Ehk siis see otsus tegelikult valmis. Ja kui ma kiriku juures siin tööle hakkasin 86. aastal, siis ma sain aru, et siin samas on võimalik seda sama sõna viljeleda. Ehk siis vaimuliku ametisse ennast nii-öelda läbi kogemuse kasvatada. See tähendab laulmist, see tähendab lugemist, kellalöömist, kiriku teenimist, altarist, teenistuse ajal ja juurde siis ka õppimist. Et ma leidsin selle võimaluse, ma nägin, et see saab olla minu tee ja nii ma seda siis käima ka hakkasin, et see vaimulikuks saamine on alati kogudusega ka seotud. Kui kogudus leiab, et see inimene on vääriline, siis kogudus teeb selle ettepaneku. Antud juhul siis meil siin koguduses oli väga vähe noori ja eks kõik see eakam põlvkond ju tegelikult ka minu poole pöördus, et kas ma ei tahaks vaimulikuks saada ja eks ta võttis oma aja, aga see otsus tuli väga kindlalt.